Mina olen Liina Männamaa Kaubamajast, arendusdirektor ja meil on suur huvi teha koostööd kõigi osapooltega, kuna oleme suure arenguetapi alguses. Ja meie töögrupis on, nagu te näete, päris palju inimesi sattunud ka äriettevõtetest, mistõttu me lähenesime pisut teisiti, me teadlikult välistasime transpordiliikluse ümberkorrastamise plaanid ja muud asjad ja meil on ettekanne on suhteliselt tekstikeskne, et kes tahab, siis laual on veel igasuguseid skeeme ja asju juurde, kuid jättes pigem konkreetsete lahenduste pakkumise teistele spetsialistidele, siis meie keskendume inimesele ja teeme seda 3 sellise tervikplokina. Üks on siis vastates ühtepidi samadele küsimustele, mis siin algselt on välja visatud. Esimene küsimus on siis, miks tulla ja olla? Teine suur plokk on, kuidas tulla? Ja kolmas plokk on, et oleks mõnus olla. Et need on 3 sellist võtmeteemat, mis meie leidsime, et võiks tuua kõikidele arutamiseks. Ja käsitleme neid kõiki suuremaid siis plokke, oleme kaardistanud ära probleemkohad. Meil olid tulised vaidlused, me ei olnud sugugi ühtedel seisukohtadel, kuid ma pean tunnistama, et lõppkokkuvõttes väga erinevad inimesed, kes istusid laua taga, suutsid tuua välja need kõige olulisemad ja me võtsime teadlikult maha ka need teemad, mis on täna juba laual olnud või teistest foorumitest läbi käinud, et mitte jälle keskenduda samadele asjadele, mis on täna kuskil töös. Tänased probleemid, miks tulla või olla? Et kesklinn on suhteliselt suletud, kuigi siit liigub, nagu juba eelkõnelejad rääkisid läbi, väga palju inimesi. Ja nädalavahetustel on inimestel oma rajoonides keskused, poed, et nädala sees on tegelikult rahvast väga palju, kes siit liiguvad. Töötajad, poekülastajad, ühistranspordiga ümberistujad. Probleem on selles, et õhtuti on piirkond tühi. Piirkonnas on suured tõmbekeskused hetkel, Viru keskus, Kaubamaja, kuid ümberringi ei toimu midagi. Suletud monofunktsionaalsed keskkonnad, suletud majade hoovid. Vähe ajameetmisvõimalusi, sealhulgas väljaspool tööaega. Aktiivne, kvaliteetne, rõhutan kvaliteetne tänavafront puudub. Et toodi ka töögrupis näide, et aga teil on ju Kaubamajas on ju kogu aeg olnud ärid ka näoga väljapoole, aga see ei ole see kvaliteet, mida tänane inimene tegelikult ootab ja soovib. Ja ka toodi välja, et igav keskkond, just see ümbrus, et ei kutsu siia sihtkohana tulema ja puudub loomulikult jalakäijatele loodud loogiline liikumisruum, mistõttu juba inimeste peades on see, et ma saan siia trolliga või millegi muuga ja ma saan siit edasi, aga muud selle teadvusega ei teki. Ja lahendustena on meie kõigi seisukoht, et me soovime terviklikult toimivat, atraktiivset ja aktiivset linnaruumi, mis on mõeldud siis erinevatele elustiilide ja vanusegruppidele. Et see soov, mis juba jällegi paljud asjad on siin ette eelkõnelejatel ära öeldud, me võib-olla ütleme seda natuke teiste sõnadega, on koostöö, soov teha ühte head asja, kus inimesed tahavad olla ja tulla. See on selline suur katus, et miks siia üldse tulla. Ühistranspordi öised liinid oleks eelduseks, et restoranid ja melu saavad toimida ka hilistematel aegadel. Et ma tean, et need kunagi on olnud ka need liinid, võib-olla nad olid liiga vara, võib-olla ikkagi see keskkond ka ei toetanud seda, et miks nad peaksid minema ja hetkel neid ei toimi. Et täna on jällegi lahendus ainult autodel. Piisav hulk erinevaid ajaveetmisvõimalusi. See puudutab ka just linnaruumis toimuvaid ajaveetmisvõimalusi, mida täna tegelikult ei ole. Ja eelduseks äripartneritele, et 24/7 toimiv äripindade tänavakorruse avatus. See on, mis on ka äridele suureks eelduseks ja ärid on hästi avatud sellega kaasa minema.
ja samuti, et oleks multifunktsionaalne pakkumine, et ei oleks lihtsalt ainult kaubandus ja kui see just mulle ei sobi, et siis mul jällegi ei ole põhjust tulla, et see oleks läbi põimunud mitmekülgne pulbitsev elu- ja ärikeskkond. Ja tõime välja ka, et kesklinna kvaliteet seisneb erinevate ajastute arhitektuuri põimumises, mitmekihilisuses, et äärelinnas sa seda kindlasti kunagi ei saavuta. Kesklinnas on tekkinud ajalugu ja siin ka uued hooned täiendavad seda. Mõnus ligipääsetavus jalakäijatele on siis see esimese sellise tervikploki mõtted, miks tulla. Teisena siis võtame kokku meie mõtted teemal, kuidas tulla. Mis on tänased probleemkohad? Alustame jalakäijast jällegi, sest inimene on meie fookuses. Jalakäijatele ja jalgratturitele ei ole normaalset liikumisvõimalust, ülekäigurajad ei asu loogilistes kohtades. Et siin ka eile ettekannetest välja tulnud erinevaid skeeme, uuringuid, muid asju tehes, inimesed valivad ikkagi loogilise tee, tihtipeale tulevad üle valedes kohtades, sest tegelikult ühtepidi seda ei ole küll ette nähtud, aga inimese jaoks on see palju loogilisem kui need, mis hetkel ette on antud ja need ei kattu ka tihtipeale sissepääsudega, mis on tänase äripindade juures tekkinud ja see tekitab sellise tunde, et ma saan sinna hästi halvasti, ma ei hakkagi sinna tulema. Täna puuduvad ka turvalised rattaparkimisvõimalused, neid on, kuid neid on vähe ja hetkel ei ole seda turvatunnet veel suudetud saavutada. Risti liikumine, millest on ka palju räägitud, Merelt Maakri kvartalisse, see on probleem, mida me kõik teadvustame ja sellest on ka paljud teised siin rääkinud. Samas siis linnasüdame sidumine Tallinna erinevate linnaosadega ja jällegi, et oleks terviklik skeem, see on samamoodi meie huvi, mis kõiki olulisi huvigruppe siis linnasüdamesse pumpavate tuiksoontega ühendaks. Ja tegelikult võttes kokku selle transpordi teema, on ikkagi kõikide transpordiliikidega arvestamine, et see on natuke nii jalakäimine, jalgrattaga tulemine, ühistransport, auto, et kõik on vajalikud. Täna osa neist üldse puuduvad ja tegelikult inimene tahab teha oma valiku ise, et see on juba nagu normiks saanud kaubanduses, et inimene tahab osta nii, kuidas ta soovib, kas ta ostab kodus diivanil, kas ta tuleb emotsionaalselt poodi, et see on tema valik ja tegelikult sama valik on ka transpordis, et ta võib valida ilusa ilmaga jalgratta, õhtul ta valib jalgsi tulemise, tööle ta valib bussiga tulemise, et see on tema valik. Lihtsalt tänane probleem on see, et autoliiklus domineerib ja proportsioonid on hästi ühekülgselt paigast ära. Ja veel siis paar punkti. Linnaäärsed arendused, osad, mis on rajatud põldudele, on üles ehitatud ka ainult autoga ligipääsetavusele, et ühistransport ei jõuagi teatud piirkondadesse ja see jälle eeldab, et tullakse autoga. Ja tõime välja ka selle, et tänane võib-olla ühistranspordi kommunikatsioon ja viidandus ei ole päris see, mis oleks hästi selge, lihtne ja arusaadav kõikidele inimestele ja soodustaks rohkem selle kasutamist. Me ei pakkunud konkreetseid lahendusi, aga me siiski väga soovime, et jalakäijatele tekiksid loogilised teekonnad, mis oleks loogiliselt ühendatud erinevate tükikeste vahel, et need tükikesed saaks omavahel kokku ja inimene saaks liikuda terves kesklinna piirkonnas. Kinnitamisel olev rattastrateegia tuleks aluseks võtta tänava kujundamisel, ööbussid ja ohutuse tagamine jalakäijatele ja ohutud ligipääsud. Ja sama, mis on mainitud ka eelkõnelejatele, et autotransiidi juhtimine teiste teelõikude kaudu, mitte otse läbi kesklinna. Ja kindlasti need, kes tulevad autoga sihtkohta, on oodatud täpselt nii, nagu sina soovid, tuled sa poodi, kuid
kesklinna liiklus on rahustatud. Tulen selle juurde järgmises punktis. Ja selline mõnes mõttes natuke selline inimlik tasand, et mis teha, et kõik need tingimused oleks nagu täidetud, aga ikka ei taha siin olla, ikka ei ole mõnus. Et paljud piirkonnad hakkavad arenema, paljud ei hakka, inimesed tunnetavad ära, et kus on see selline heaolu mõnu, mis selleks teha tuleb. Miks ei ole täna mõnus? Tuled siia, saad siia kohale, oletame, et kõik on hästi, siis täna siin kesklinnas, selles kvartalis, mis me kaardil näeme, domineerib liiklus jalakäijate üle. Et liiklusmaastik on selgelt üledimensioneeritud. Täna vaadates mingitel tundidel on see maastik tegelikult täiesti tühi autodest. Siin ei ole ühtegi autot, et nad saabuvad võib-olla tipptunnil ainult. Aga seda enam on selle maastiku nagu tekitamine nii suures mahus küsitav. Suured kiirused ja müra sellega seoses. Linnasüdames on kõrge, inimesed ei taha tulla. Jalakäijatel on igal poole halb ligipääsetavus. Mõnda asja ma kordan siin erinevates teemades, kuna see on hästi oluline erinevates aspektides. Jälle see ristliikumine. Täna sa ei saa kuidagi risti ja jäävad paljud piirkonnad selle tõttu avastamata. Linnaruum on ebaatraktiivne, sest ta on pigem sissepoole suunatud ja ta ei ole ka ühiselt pulseeriv, toimiv linnasüda. Ja lühidalt kokkuvõttes kliendigrupi võib-olla äärmused on siis, et vanainimesed ei saa istuda ja lapsed ei saa mängida. Ja lahendused. Kiiruse vähendamine, mis tähendab siis sõiduradade kitsendamist, ruumi kihilisust, kohvikuid, vaheseinu, haljastust ja nii edasi. Tänavaruumi liigendamist erinevate teekatenditega, mis on ka läbi käinud siin projektidest. Jalakäijate liikumisloogika parandamine merelt maakri suunas, et tekiks loogilised teed. Rävala puieste olemuse muutmine, et kuigi kõik noogutavad selle peale, et on väga oluline saada kaubatransport maa alla, ei tähenda see seda, et me maa peal ei peaks selle teega midagi ette võtma ja seda muutma jalakäijatele palju mõnusamaks, et sa tahad sinna tulla. Toome välja veel, et päiksepoolsed küljed Eestis tuleks igal juhul panna ka tööle, sest kliimat ära kasutades vältida väga suurte liiklussõlmede tekkimist jällegi üldse siia sellesse kvartalisse tuleks hästi ära lahendada autode liikumine sihtkohtadesse. Roheala puude säilitamine, laiendamine ka Kaubamäe tagusele alale. Tänavafrondi avamine piirkonna äridel, mis on arusaadav ja väga teretulnud nähtus, kui linnaruum annab selleks kvalitatiivse võimaluse ka. Mitmekesisuse erinevatele fookusgruppidele suunatus. Linnaruumi ilvestab arhitektuurne lahendus. Need on juba pigem seotud sellega, et miks siin mõnus olla ja mida siin vaadata ja teha. Siis klassipuieste säilitamine Tammsaare pargi Estonia puieste poolsel alal ja ristmikud väljakuteks, et tegelikult kõik need tänased liikluslahendused, need ristmikud on ikka sellised hästi arrogantsed ja ohtlikud kohad ja kui me räägime kas või Viru väljakust, Rävala puieste võimalikust väljakust, teatriväljakust, anda nad linnakodanikele tagasi. See ei tähenda sugugi transpordi ära kaotamist sealt, kuid pigem on nad tehtud inimesele visuaalselt igatepidi pehmeks ja mõnusaks, et sa võid sealt üle minna ja rahustades liikluse seal maha. Sama on Kaubamäe ristmiku, et tuua jalakäijad maa peale tagasi. Vabandust. Ja ongi praegu see meie töögrupi poolt siis kirja pandud mõtted kõik. Et kas keegi tahab meie töögrupist ka veel midagi lisada? Igaks juhuks küsin. Toomas Paaver, olen Peatänava projekti üks arhitektidest ja olin siin töögrupis. Mul ei ole tegelikult Liinale, selle jutul ei olegi palju midagi lisada. Tegelikult on seda, meil oli selle üle suur rõõm, et seda ütlevad nüüd ettevõtjad.
meil olid siin ettevõtjate esindajad, nii Liina Kaubamaja ja oli Viru Keskus, sest kui mina seda näiteks ütleksin, siis see oleks jube igav, siis ma olen seda samalaadseid asju öelnud juba väga ammu. Aga praegu me jõudsime selleni, et tegelikult ettevõtjad, aktiivsed linnakodanikud ja arhitektid, kes grupis olid, mõtlesid ühtemoodi. See on selle grupi minu meelest kõige suurem selline tulemus. Ja me ka vaidlesime ja ma võib-olla ütlen ühe huvitava vaidlusteema, mis väärib minu meelest välja toomist, et kus me jäime tegelikult, läksime peaaegu Liinaga kaklema ja jäime nagu eriarvamusele. Me vaatasime Kaubamaja võistlustingimusi, mis on välja kuulutatud just. Ja seal on selline hoone, karp, kuidas moodi nii-öelda nähakse, et kui suures mahus see Kaubamaja saab kasvada. Tegelikult võib-olla paljud ei teadvustagi, et jah, selle karbi järgi ta isegi kasvab sinna Revala puieste poole mingi 15 meetrit ja niimoodi. Ja mina ütlesin, et arhitekt tõlgendab seda niimoodi, et nüüd omanik ootab, et see karp kindlasti ehitataks täis. Ja tavaliselt niimoodi tõlgendatakse. Ja Liina arvas, et seda ei pea üldse nii tõlgendama. Ja see võib-olla väärib väljaütlemist, et mina julgeksin selle töögrupi töö põhjal siin öelda, et seal on väga palju kohti, kus oleks avalikku ruumi rohkem vaja, et see 5-meetrine kõnnitee näiteks ei ole selles kohas. See võib olla Soo tänaval hea ruum, aga siin on võib-olla hoopis mõnes kohas 20 meetrit ruumi vaja haljastusele ja jalakäijatele ja välikohvikutele ja jalgratastele ja millele kõigele veel, peatumisele. Et ühesõnaga, mina julgen öelda, et arhitektid, julgege seda Kaubamaja karpi kärpida, kui on seda avaliku ruumi huvides vaja. Kärpida, lõigata ja meie saime aru nii, et see on ka Kaubamaja soov, et põhiline, et see avalik ruum seal ümberringi oleks tõesti hea. Ma korra kommenteerin lihtsalt, et see ei ole küll üldse selle võib-olla arutelu täpne teema, aga meie anname ette ainult faktid ja tegelikult soovitused ja jätame palju otsi lahtiseks, ei taha kirjutada arhitektidele ette lahendusi. Ja sellepärast oleme me andnud tänaste detailplaneeringute jooned. Meil on 2 detailplaneeringut pinnal. Et see on minu vastus ja me ootamegi parimaid, rõhutan parimaid, linnaruumi sobivamaid lahendusi, mis sobiksid nii seest kui väljast kõikidele inimestele ja oleks põhjust siia tulla. Loodame, et see nii läheb. Ja, kohe anname kõigepealt siin oponent. Liina, ma enne pean ikkagi küsima, Liina, et kas kõik see, mis te rääkisite, oli keegi ei sundinud teid selleks, vaid see oli teie enda mõte. Kuna siin tekkis selline hetkeks kahtlus, et näete, isegi ettevõtja räägib sellist juttu. Ma võin rõhutada, et kõik, mis me kirja panime ja mis me siit ka maha võtsime, meil oli ka palju asju kirjas, mis me võtsime maha, kui mitte selle foorumi teemad ja mis ongi siin väga kirgi kütvaid arutelusid detailide osas ja ma jätaks need eraldi kohvilaua taha või hiljem. Lahendasite ära ka kõik ülejäänud probleemid veel? Mitte päris, aga... No nii, kõigepealt siis Rauno küsib omad küsimused ja siis saab linna esindus kommenteerida. Tänud kõigepealt Liina väga hea ja põneva ettekande eest. Ma arvan, et siin paljud teemad, mis läbi käisid, olid ka erinevate gruppide arutelus, kuid mulle isiklikult imponeeris kõige rohkem just see sisupõhine lähenemine. Et kui me hakkame seda visiooni vaatama, siis on väga oluline see, et mis on see väärtuspakkumine, mis südalinnal ja kesklinnal on pakkuda, et inimene, miks ta peaks siia tulema ja teisejärguline on see, et kuidas ta siia tuleb, kuivõrd või alustada. Ma ühe teema korjasin sealt üles, et Viru Keskus ja Kaubamaja väga selged tõmbenumbrid või sellised atraktsioonid ja mujal või ümbritsevad väga on natuke selline hajusala. Mul endale tundub, et vanalinn on väga selgelt turistipõhine, on Estonia teater, on kultuur, siin läheduses on, et võib-olla see küsimus taandub eelkõige sellele, kuidas neid alasid parem ära siduda. Kas see on ka teema, mida te oma grupi siseselt ja aruteluga käsitlesite? Jah, me käsitlesime, kuid me jätsime selle sellest tõttu siit väga sellisest fookusest kõrvale, kuna see on seesama merelt maakrisse teema, mis meid ka väga huvitab, et me ei alahinda seda teemat, aga me ei hakanud seda eraldi lahkama, kuna seda on teinud väga paljud teised töögrupid. Et lihtsalt mitte korrata, see on meil siin vähemalt 3 kohas kirjas, et see on võtmeküsimus ka selleks, et inimesed liiguksid kesklinnas ristipidi nende samade
ribide vahel, eks ju, kui siin praegu need Peatänav ja muud sellised tuiksooned on selgelt paigas, siis vahel puudub liiklus. Ja teine teema, mis ma tahtsin avada just on see, et ka varasemalt aruteludest tuli välja see nii-öelda tänaste normatiivide sisuline pool ja võib-olla see on ka üks põhjus, miks see täna linnasüda on selline, nagu ta on. Et kas teie arutelust tuli välja, et see võib olla üheks takistuseks selle visiooni loomisel või ja kas neid normatiive peaks muutma ja kas seal on mingisuguseid teemasid, millele eriti nagu tähelepanu pöörata? Meie töögrupis olid erinevad osapooled ja toodi välja, et näiteks Telliskivis on täna samuti parkimiskohtade täituvus võib-olla palju väiksem kui normatiiv on seda 3 korda rohkem ette näinud, mis ei ole võrreldav võib kesklinnaga, kuid samas ma arvan, et tegelikult üldse uue linnasüdame tekkimise kontekstis võiks seda kompleksselt vaadata. Et ühtepidi on hästi ette kirjutatud, teistpidi me tahame võib-olla mingeid asju koos teha, et siin tulebki, see on jällegi koostöö, ma arvan, et see on nagu võtmesõna, leida siin parim lahendus ja kõiki huvigruppe siduv. Aitäh. Hendrik, Ain. Jah, ma väga tänan selle ettekande eest ja just selles võtmes, et tegelikult see on üks asi, mida mina olen sellelt foorumilt kõige enam oodanud. Ja ütlen ausalt, oma töögrupis ma seda ei leidnud. Sellepärast, et ükskõik kuidas me seda nimetame, kas me nimetame seda professionaalseks kretinismiks või mõttestampideks või müütideks, aga meil on ikkagi teatud positsioonid, kus me otsime toetajaid, sõpru ja mis seal salata, aga otsime sageli vaenlast, et kelle vastu võidelda ja keda piirata ja keda normeerida ja kui see foorum annab meile lõpptulemuse sellele küsimusele, mille suhtes ma veel siin Kalle ettekande ajal olin segaduses, et mis see selline laiapõhjalisem visioon on, siis järjest enam tuleb välja, et see tegelikult juba eksisteerib, see tuleb lihtsalt õhust kinni püüda ja paberile saada, et need huvigrupid, kes siin toimetavad, nii arhitektid, kelle seisukohti me ju teame, nii linnaametid kui ka ettevõtjad ja Katrin Paadam võib öelda, et tegelikult oma uuringutest siin kesklinna piirkonnas on välja tulnud ka see, et tegelikult ka see sama linna kasutajad. Me räägime tegelikult ühtedest asjadest ja nii nagu võib-olla täna ühes varasemas vestluses väiksemas ringis välja tuli, et sageli me kasutame võib-olla selle juures erinevat keelt, et kui me selle foorumi tulemusena leiame selle ühtse terminoloogia ja ühtse keele, et nendest samadest asjadest rääkida, siis see ongi selle foorumi kõige suurem väärtus ja mulle hakkab praegu hetkel tunduma, et see foorum on igati korda läinud selles vaatevinklis. Et ühe asja, mis ma korjasin nagu siit välja veel lisaks sellele on siis see, et see turvalisuse teema. Tulen jälle tagasi puuduvate liikmete juurde siin, et mis seal parata, et see on teema ja minu jaoks pettumus selle 2 päeva jooksul, et tegelikult on mugavus see, millest me räägime liiklemisel. Jalakäija otsib mugavust, ta otsib mugavaid lahendusi ja mugavad lahendused on turvalised. Inimene tunneb ennast siis hästi ja võti tõenäoliselt kitsas ruumis on lihtsalt kiiruste mahavõtmine, sest et aeglastel kiirustel on lihtsam mugavalt oma asjad toimetatud saada. Et need lahendused on olemas ja tundub, et me neid lahendusi tegelikult ka juba suudame päris kenasti ette kujutada ja visualiseerida. Ja kindlasti ma tänan selle eest sind, Liina, et sa ei öelnud kordagi, see tuleb selle esimese teema juurde tagasi, et sa ei öelnud kordagi, et Kaubamaja kõige suurem probleem on see, et Kaubamaja kehandis ei ole praegusel hetkel ühtegi parkimiskohta, vaid et need probleemid on hoopis kuskil mujal. Aitäh. Aitäh. Arendaja selle koha pealt ju väga tubli, kui ta ütleb, et nüüd tuleme ja teeme kõik koos ära. Tuletan ainult meelde, et tavaliselt
lähme siit kesklinnast välja, et kui arendajaga parasjagu planeeringut tehakse ja hakatakse rääkima, et aga selles või teises mahus arendaja võiks avaliku linnaruumi panustada ka mingist ressurssi, no siis me tavaliselt jõuame ikkagi sinnamaani, et kuulge, et see on ju linnatänav või plats või mis tahes, tehke teie linna poole pealt need asjad ära, küll meie enda krundi peal teeme. Et kui siin need asjad hakkavad palju positiivsemalt meil liikuma ja ühistoimetamist on igas mõttes rohkem, ongi kõik väravad hästi avatud. Aga tulles päris siia, miks tulla jutu juurde algusesse tagasi, siis ma tuletaks jälle meelde meie seda igapäevaseltskonda, et kes me lõpetame parasjagu ühte niisugust päeva ja lõpuks hea moderaator näiteks ütleb, et et võtame ka veiniklaasi, siis pooled meist hakkavad külgi ees minema uksest välja, et ma olen autoga ja ega see on nagu natuke või rattaga ei tohi ju ka veiniga muidugi minna. Aga tahan lihtsalt öelda seda, et see on üks Hendriku öeldud ka sõna mugavuse viis, et jube lihtne on ennast teatavasse teise keskkonda setitada ja iga päev kuuleme, eks ole, uudistest, et kui mitu selli on jälle vahepeal alkoholi puhumisega vahele jäänud, et ju see kultuuri muutus mitte ainult, et me istume rataste selga, aga ka see, et me seda autot ei võta mitte sellepärast kaasa, et ainult see on see, mis mu enda mina ühendab veiniklaasist lahti. Aga rattaparkimisest oli ka juttu. Ma nüüd ei taha, eks ole, näppu küll ribide vahele torkida, aga näiteks teie selle ülikooli apteeki akna all olev rattaparkla on ilmselt Stalini aegne. Sinna on nii kehv lukustada ratast. Ja ma nõustun. Ma proovisin eelmisel suvel ja ma sinna kanti enam rattaga. Võtan kriitika omaks, aga oleme planeerimas palju paremaid. Aga oli juttu ka, eks ole, teekatte materjalidest. Me oleme see Peatänava puhul nendest teemadest ka rääkinud, et teekatte materjalidega on nüüd täna ikkagi see lugu, et just nagu turul on väga häid ja ilusaid, ainult et mõnedki nendest arhitektide poolt valitud materjalidest ei ole 3. või 5. aastal enam seda nägu ega tegu. Et siin tahab igal juhul see tegevus hästi põhjalikku lähenemist, et see ei oleks ainult lindi lõikamise ilu, aga et ta oleks hästi hooldatav ja ta oleks ka ajas püsiv. Aitäh. Aitäh. Kiiresti selle viimase teema kommentaariks lihtsalt seda, et Kopenhaagen on lahendanud selle võrdlemisi pragmaatiliselt ja peaaegu kogu linna võtmes, et neil on teatud betoonkivi, mida nad kõnniteel kasutavad, mis on päris suure plokina ja selle vahel 3 graniitkivist triipu ja mõjub esteetiliselt, tundub olevat võrdlemisi püsiv, kliima natukene teine. No, betoonkivi on väga hea pilt jälle siinsamas Kaubamaja tänavas energiakohviku ees, et see on nii paistes, et aidata ka ei saa. Nii, palun, kas keegi soovib kuidagi küsida, kommenteerida veel midagi sellel teemal? Ma igaks juhuks Rauli käest vahepeal küsisin järgi ja Raul läks vist panema nüüd seda veini ära sealt üldse. Tundus, et see tekitas nii suure probleemi, et Raul läks panema selle veini ära, õige ka. Nii, palun. Markus, et ma siin nägin, et te mainisite, et peaks olema mingisugune arhitektuuriline lahendus sellele südalinna piirkonnale, et ma tahaks teada, et mis te selle all täpselt mõtlesite, kas mingit tänavaruumi kujundust või siis mingit ühtsust, fassaadikujunduse elemente, et mis te nagu mõtlesite selle või on mingi mahtude? Me tegelikult mõtlesime selle all seda, et me saame siin kesklinnas, südalinnas kvaliteeti pakkuda erinevate mitte otseselt ühtsete, kuid arhitektuursete silmarõõmude näol selles suhtes, et siin saavad areneda uued huvitavad ka arhitektuurse lahendusega hooned, et me oleme südalinn ja see on hästi teretulnud, et siia nad koonduvad. Vaatan ringi, käsi ei näe, järelikult tõmbab joone alla, suur aitäh! Aitäh kogu meie töögrupi poolt!